tere, mina olen Kamille, me oleme Luuka evangeeliumis ja vaatame läbi Jeesuse räägitud tähendamissõnasid. Seekordne tähendamissõna on kadunud asjadest ja kadunud pojast. Loengi selle ette, see on natuke pikem lõik. Kõik maksukogujad ja patused kogunesid Jeesuse ümber teda kuulama. Seetõttu nurisesid variserid ja kirjatundjad. See mees sõbrustab patustega ja sööb koos nendega. Siis rääkis ta neile sellise mõistujutu. Kui kellelgi teist on 100 lammast ja ta kaotab neist ühe, eks ta jäta 99 lammast kõnnumaale ja lähe kadunut otsima, kuni ta selle leiab. Kui ta on tema leidnud, tõstab ta tema rõõmuga õlgadele, läheb koju, kutsub kokku oma sõbrad ja naabrid ning ütleb neile, rõõmustage koos minuga, sest ma leidsin oma kadunud lamba. Ma ütlen teile, et samamoodi on taevas ühe kahetseva patuse pärast rohkem rõõmu kui 99 õige pärast, kellel pole vaja kahetseda. Või milline naine, kellel on 10 traami ja kes kaotab ühe traami, ei süüta lampi ega pühi oma maja ja otsi hoolega, kuni ta selle leiab. Kui ta on selle leidnud, kutsub ta kokku sõbrannad ja naabrinaised ning ütleb, rõõmustage koos minuga, sest ma leidsin oma traami, mis kaduma läks. Ma ütlen teile, et samamoodi tunnevad Jumala inglid rõõmu ühe kahetseva patuse üle. Siis Jeesus ütles, ühel mehel oli 2 poega. Noorem neist ütles isale, isa, anna mulle kätte see osa varast, mis saab minule. Isa jagaski oma vara nende vahel ära. Mõne päeva pärast korjas noorem poeg kõik oma asjad kokku ja rändas kaugele maale. Ta raiskas seal oma vara ära, elades kergemeelset elu. Kui ta oli kõik ära kulutanud, tabas seda maad ränk näljahäda ja talle tuli puudus kätte. Ta läks isegi ja sokutas enda ühe selle maa kodaniku juurde ning see saatis ta oma väljadele sigu karjatama. Ta soovis, et saaks süüa kõhu täis jaanikaunadest, mida sead sõid, aga keegi ei andnud talle midagi. Kui ta mõistusele tuli, ütles ta, mu isal on palju palgatöölisi ja neil on külluses leiba. Mina aga suren siin nälga. Ma lähen tagasi oma isa juurde ning ütlen talle, isa, ma olen teinud pattu taeva Jumala ja sinu vastu. Ma pole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks. Võta mind enda juurde palgatööliseks. Ta asuski teele oma isa juurde. Kui ta oli alles kaugel, märkas isa teda. Isal hakkas temast kahju ning ta jooksis talle vastu, kallistas teda ja andis talle hellalt suud. Siis ütles poeg talle, isa, ma olen teinud pattu taeva Jumala ja sinu vastu. Ma pole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks. Ent isa ütles oma orjadele, tooge kähku kõige parem rüü, pange see talle selga, pange talle sõrmus sõrme ja sandaalid jalga. Tapke nuumvasikas ning sööme ja peame pidu. Mu poeg oli surnud, kuid on saanud jälle elavaks. Ta oli kadunud, kuid on nüüd leitud ja nad hakkasid pidutsema. Tema vanem poeg aga oli põllul. Kui ta sealt tagasi tulles maja lähedale jõudis, kuulis ta muusikat ja tantsuhääl. Ta kutsus ühe sulase enda juurde ja küsis, mis toimub. See ütles talle, sinu vend on tulnud koju ja su isa on tapnud nuumvasika, sest on saanud tema elusa ja tervena tagasi. Aga tema vihastus ja keeldus majja astumas. Siis tuli isa välja ja palus tal sisse tulla. Tema aga vastas isale, mina olen nii palju aastaid sind orjanud ja pole ühtegi korda su käsust üle astunud ja ometi pole sa iial andnud mulle ühte kitse tallegi, et oleksin võinud koos oma sõpradega pidutseda. Aga niipea, kui tuli see sinu poeg, kes su vara koos prostituutidega ära raiskas, tapsid sa temale nuumvasika. Isa ütles talle, mu poeg, sina oled alati olnud koos minuga ja kõik, mis on minu, on sinu. Aga nüüd on meil tarvis ju pidutseda ja rõõmutseda, sest sinu vend oli surnud, kuid on nüüd saanud elavaks. Ta oli kadunud, kuid on nüüd leitud. Kogu see lugu hakkab sellega, et väärikad, religioossed mehed vaatasid viltu Jeesuse peale, et miks ta sööb ja veedab oma aega koos mingisuguste inimestega, kes nende silmis ei olnud mitte midagi väärt. Ja Jeesus räägibki selle peale 2 lugu kõigepealt, et näidata, kui palju väärt on need inimesed, kes võib-olla meile mingisugusel esmapilgul tunduvad vääritud.
et igal ühel on suur väärtus Jumala silmis. Ja ta räägib need 2 lugu, üks nendest lugudest kõnetab rohkem mehi ja teine nendest lugudest kõnetab naisi. Ja mõlemal puhul on siis midagi tähtsat kaduma läinud ja kus see inimene paneb siis kogu oma energia ja kogu oma aja, et leida üles see, mis läks kaduma. Ta on valmis jätma kõik muu kõrvale. Ja nagu te teate, et kadunud asjadega nii on, et kaotavad tähtsuse need asjad, mis sul parasjagu olemas on. Sa lihtsalt oled keskendunud sellele, mis on kaduma läinud. Ja ta ütleb, et samamoodi on Jumala juures suur pidu, kui leitakse see üks kaduma läinud inimene ülesse. Sellepärast veedab siis Jeesus nii palju aega nende inimestega, kes justkui väärikate ja religioossete inimeste silmis on need vääritud. Nüüd aga keerab Jeesus loo jälle pisut teistpidi, nagu tal see tavaks on tähendamissõnades. Ja paneb meid mõtlema sellele, et kes see kadunud inimene siis ikkagi on. Et kas see on nii, et need nii-öelda need patused inimesed olid siis need kadunud inimesed. Ja ta nüüd räägibki siin ühe loo 2 vennast. Üks on noorem vend, kes käitub väga alatult, nõudes välja oma osa oma pärandist ja loobib selle tuulde. Ja kui sa seda lugu loed, teadmata ja aru saamata isegi võib-olla tolle aja kontekstis, sa saad aru, et see on väga vääritu käitumine. Kõigil meil, kes me seda loeme, saame aru, et see noorem vend, ta on kadunud. Mida see noorem vend aga teeb? Ta tuleb isa juurde tagasi. Ja see on see meelemuutus, millest me ühes eelmises videos juba rääkisime. Et kui ma olen valel teel, ma keeran ennast ringi ja ma lähen tagasi isa juurde. Täpselt nii nagu selles loos. Nüüd aga astub areenile see vanem vend. Ja kuidas ta sinna tuleb? Ta on vihane, pahane, selle asemel, et rõõmustada oma venna taasnägemise üle, on ta vimma täis, tõeliselt trotsis isa vastu ja venna vastu ja keeldub sisse tulemast. Nii et mõlemil juhul astub isa selle esimese sammu, nii selle noorema venna poole, ta jookseb vastu. Ja nüüd ka selle vanema venna poole, et ta tuli välja, et kutsuda seda vanemat venda sisse pidu pidama. Me ei tea, kuidas see jutt lõpeb niimoodi lahtise lõpuga, kuid ma arvan, et nendele variseridele, kellele see lugu oli räägitud, sai see iva väga selgeks, et küsimus on, kas mind viivad Jumalast kaugele minu teod või ka see, mis mu sees toimub. Et ma võin olla kõrge moraaliga, aga ma võin minna kaduma, kui ma ei lähe isa juurde ehk siis Jumala juurde tagasi. Ja sama küsimus jääbki siis meile mõtiskleda. Kas ma olen valmis pöörduma isa juurde tagasi? Kas mu sees on leebus, lahkus ja alandlikkus tulla ja kui ma olen midagi valesti teinud, paluda andeks? Või kui ma olen ka kõrge moraaliga inimene, kas ma siis tõeliselt olen isa poolt ja isa lähedal? Aitäh, et sa tulid! Ja näeme järgmine kord. Kõike head!